Tere ja tere tulemast Toidupanga toidukoolitusele. Mina olen Demi ja täna võtame ette mõned lihtsad, kuid olulised sammud, kuidas valmistada maitsvat ja säästlikku toitu. Alustame kõige olulisemast. Toidu säilitamise ja planeerimise nipid, mis võivad igapäevase toidu valmistamise palju lihtsamaks teha. Meil kõigil on väga kiire elutempo. Ja just seetõttu on toidukordade etteplaneerimine üks tõhusamaid viise, et vähendada toidu raiskamist ja säästa samal ajal raha. Planeeritud toidukorrad tagavad, et teame täpselt, mida valmistada ja saame täpsemini arvestada, kui palju erinevaid toiduaineid varuda. Organiseeritud köök on järgmine samm. Tihti ei vajagi me köögis tegelikult palju erinevaid tööriistu. Oluline on, et see, mis meil on, oleks kvaliteetne ja käepärane. Näiteks piisab mõnest heast teravast noast, tugevast lõikelauast ja ühest suuremast potist, millel oleks kindlasti paksem põhi. Muidugi võib ka olla pann, kuid see ei ole esmatähtis. Lihtsus aitab vältida liigset asjade kuhjumist ja hoiab köögi organiseerituna, nii et seal oleks mugav ja inspireeriv toitu valmistada. Toiduainete säilitamisel on läbipaistvad ja õhukindlad purgid köögis meie hindamatud abimehed. Nendes on hea hoiustada riisi, tatart, suhkrut ja muid kuivaineid, mis säilivad kaua. Lisaks on nende läbipaistvates purkides hoidmine praktiline. Näed ju kohe, mis sul käepärast on ja siltidega purgid aitavad vajalikke koostisaineid ka kiirelt leida. Räägime ka hapendatud toitudest, nagu hapukapsas ja keefir, mis on meie soolestiku tervise parimad sõbrad. Nende probiootikumide rikkus toetab seedimist ja tugevdab immuunsussüsteemi, aidates hoida mikrofloorat tasakaalus. Kui kombineerid hapendatud toidud värskete köögiviljadega, saad oma toidulauale mitmekesise valiku, mis toetab keha mitmest küljest. Toiduohutus on köögis alati prioriteet. Pese enne käed enne toidu valmistamist ja kasuta eraldi lõikelaudu toore ja küpsetatud toidu jaoks. Puhtus ja kord on lihtsad, kuid olulised sammud, mis aitavad hoida toidu ohutuna ja tagavad, et sinu valmistatud toit on perele ka ohutu. Toidukordade etteplaneerimine, supipõhjade valmistamine ja kodus vajalike toitude säilitamine on lihtsad ja tõhusad viisid, kuidas köögis vähem stressi kogeda ja teha samas tervislikke ning toitvaid valikuid. Loodan, et täna saad siit mõned kasulikud nipid kaasa, mis teevad sinu igapäevased toidu tegemised lihtsamaks ja muidugi ka nauditavamaks. Tänan sind, et liitusid meie toidukoolitusega. Loodan, et need nõuanded tulevad köögis kasuks ja muudavad iga toidukorra elamuseks. Tere, mina olen Julia. Tänases videos õpetame, kuidas valmistada kohupiima küpsise torti viigimarja moosiga. Enne kui alustad koogi valmistamisega, nii nagu ikka, on meil oluline hoolitseda toiduhügieeni eest. Alusta alati kätepesust ja veendu, et kõik tööpind ja kasutatavad köögitarvikud oleksid korralikult puhastatud. Puhtus köögis on oluline mitte ainult toidu ohutuse tagamiseks, vaid ka selleks, et maitsed säiliksid puhtad ja võimalikult värsked. Ja nüüd on meil vaja vahukoor vahustada ja maitse järgi lisame siia siis suhkurt. Täitsa, ma arvan, et natukene piisab väga hästi ja soovi korral võid lisada natukene ka vaniljesuhkurt. Ja vahustame ta siis, ma panen natukene vaniljesuhkurt ka, annab mõnusa maitse. Ja me vahustame teda siis miksriga
selliseks parajalt tugevaks vahuks. Nii, ja nüüd me segasime vahustatud vahukoore siia kohupiima sisse ja sa võid maitsta seda, kui sulle tundub, et sa tahaksid veel natukene suhkurt lisada, siis võid seda teha. Ja siin on meil siis kirsimahl. Sina võid kasta ükskõik millise mahla sisse küpsiseid või siis näiteks piima sisse, tee sisse või siis näiteks kompoti vedeliku sisse. On see siis kirsikompott või siis virsikukompott. Ja meil on siin ka viigimarjamoos. Sina võid lisada mõnda teist moosi või miks mitte näiteks toormoosi või hoopiski kompoti marju, näiteks kirsse või siis miks mitte virsikutükke. Ja meil on vaja nüüd siis küpsised kasta korraks siis mahla või mõne muu vedeliku sisse. Hoiame neid siin natukene aega ja siis paneme koogivormi sisse. Ja paneme terve põhja siis küpsiseid ilusti täis. Sul võib olla siis neljakandiline vorm, et pole hullu, milline vorm on, et isegi neid magusaid selliseid kooke saab tegelikult laduda ka edukalt kausi sisse näiteks või siis miks mitte juba kuskile klaasikeste sisse, et ära muretse, kui sul ei ole sellist vormi, tee sellise vormi sisse, nagu sinul juba on ja pärastpool on hea lusikaga tõsta või siis koogilabidaga või siis tõesti väga hea on juba klaaside või kruuside sisse teha ja kihiti niimoodi laduda, alguses küpsis, siis moosi või marju ja siis kreem, siis uuesti küpsis, et ei ole sellel koogil üldse reegleid, ole loominguline ning julgelt katseta ja eriti tore on sellist küpsisekooki teha näiteks koos lastega. Ja kui sul on selline ümmargune vorm, siis võid teha niimoodi küpsistest tükid ja siis need tühjad kohad samuti ära siis täita. Nagu selline puslemäng. Ma arvan, et lastel oleks seda eriti tore teha. Ja esimene kiht küpsist on meil pandud ja ei ole hullu, kui jäävad mõned väiksed augud siia, et pole üldse mitte midagi hullu. Ja nüüd määrime õhukese kihi siia moosi. Nii, ja nüüd on meil siis moos siia õhukese kihina pandud ja nüüd paneme õhukese kihina kohupiima vahukoore kreemi ja niimoodi laota laiali lusikaga ja selline õhukene kiht. Ja kui sa oled selle kihi ära pannud, siis täpselt samamoodi leota uuesti küpsiseid mahla või tee või piima sees ja lao siia peale küpsise kiht. Küpsise kihi peale läheb meil taaskord moos ja moosi peale läheb õhukene kiht kohupiima vahukoore kreemi. Ja tee seda nii kaua, kuni kõik saab sul kenasti otsa. Ja nüüd on meile siis kohupiim saanud otsa, moos on samuti saanud otsa ja alles jäi natukene küpsist. Ja seda küpsist sa ei pea panema kuskile, aga sa võid tegelikult mõned küpsise tükid niimoodi siia peale näiteks natukene miks mitte purustada. Ja nüüd meil siis ongi aeg kaunistada meie küpsise tort. Paneme natukene siia niimoodi küpsisepuru, siis mul on siin rosinaid, et miks mitte panna natukene peale siis rosinaid. Nii, ja siis ma leidsin kapist sellise müslisegu ja siin on meil siis kõrvitsaseemned, punased kotšimarjad, et ma arvan, et see punane, mitte ma ei arva, vaid ma olen kindel, et see punane värv annab sellise mõnusa värvi meie koogile ja kotšimarjad on samuti tervislikud ja kõik need kõrvitsaseemned ja siin on ka natukene röstitud kaarahelbeid, päevaljaseemned, et raputame siia peale ja muidugi värsket tüümian,
mitte tüümian, mõtlesin piparminti, aga tegelikult olen ka mina tortide peal kasutanud tüümiani, kuigi tüümiani kasutatakse siis soolaste toitude puhul, aga tüümianiga siis saab tegelikult kaunistada ka torte, et jääb selline ilus roheline. Aga praegu ma mõtlesin jah, et võiks siia näiteks panna värsket piparminti. Nii, stopp korraks. Ja siin on mul veel värsked elus söödavad lilled, margaritad ja panen siia 3 lillekest. Tegelikult võiks veel natukene äärtesse ilusasti panna müslit. Nii, ja valmis ongi meie mõnus küpsisetort ja sa võid selle kenasti panna siis külmkappi, näiteks 1-2 tunniks, aga tegelikult sa võid selle jätta ka üle öö seisma, sellepärast et siis ta läheb veel mahlasemaks ja kindlasti maitseb sellisel juhul väga-väga hästi, kui ta seisab seal 1 ööpäev, aga saad ka paari tunni pärast süüa. Ja millest me siis rääkisime veel, et küpsist on hea teha koos oma lähedastega, perega, koos tegemise rõõm ja me saame siis panna viigimarjamoosi asemel mõnda muud moosi, me saame siis kirsimahla asemel kasutada näiteks piima või teed, mille sisse siis me kastame küpsiseid, et nad oleksid mõnusad mahlased ja kui sul ei ole näiteks vahukoort, kui me nagu teeme seda kreemi, eks ole, kui sul ei ole vahukoort, siis sa võid lihtsalt panna kohupiima või kohupiimakreemi, lisada hapukoort, et siin ei ole sellist reeglit, et nüüd peab nii, et ole loominguline ja katseta ja samamoodi siis võid teha koogi vormi asemel klaasikeste sisse ja lisada näiteks ka banaani sinna vahele, et katseta ja meie täname sind, aitäh, et osalesid Toidupanga toidukoolitusel ja loodame, et sa said sellelt koolituselt endale inspiratsiooni, nippe, ideid, kuidas siis teha kodus lihtsat, kiiret magustoitu.